Reili Snelling, te olete täna siin. Ametlik kohtu alla andmise istung. Täna ütleme tema nimel, et ta ei tunnista end süüdi. Süüdistus annab need menetlusmaterjalid üle. Laken Snelling, endine Kentucky ülikooli ergutustüdruk, keda süüdistatakse selles, et ta sünnitas üksi oma korteris, lasi oma lapselt surra, mässis tema keha rätikusse ja peitis ta kappi. Neid süüdistusi, seda süüdistatavat, ta ei tunnistanud end selles süüdistuses äsja süüdi, mis võib ta aastakümneteks vangi saata. Nüüd siin on see, mis loeb. Prokurör annab juba tõendeid üle ja tekib küsimus, millised on selle juhtumi tõendid? Mis temaga nüüd juhtub? Milline võiks olla tema võimalik kaitse? Vaatame seda lähemalt. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Laken Snelling oli täna hommikul kohtus. See oli oluline istung. Kui sa ei tea, kes ta on, siis ma kohe räägin sellest. Ma ütlen sulle, see ei ole lihtne kuulata, eks. Aga ta on endine Kentucky ülikooli ergutustüdruk, keda süüdistatakse selles, et ta sünnitas üksi oma ülikooli välises majas. See, kes väidetavalt põhjustas oma lapse surma, mässis selle lapse rätikusse, ista prügikotti nagu päris prügi ja peitis ta kappi. Need on süüdistused, millega ta siimitsi seisab. Ta on süütu, kuni tema süü pole tõestatud, kuid need on süüdistused. Mis täna juhtus? Ta astus täna kohtusaali silmitsi uue süüdistusega. Süüdistusega, mis võib ta kuni 20 aastaks vangi saata. Ja ta ütles 2 eriti olulist sõna. Mitte süüdi. Me olime selles kohtusaalis. Viime teid kohe sinna sisse, kuid peame kõigepealt selgitama, mida see kõik tähendab, sest ta ei võta kokkulepet vastu. Praegu kavatseb ta selle vastu võidelda. Ta sunnib Kentucky osariigi tõendama iga sõna selles süüdistuses, et tõestada oma juhtumit nii, et mõistlikku kahtlust ei jääks. Mis juhtub nüüd ja tema järgmise kohtuistungi vahel? Väga oluline. Millised on selle juhtumi tõendid, võimalikud tõendid? Kas ta on tõesti valmis laskma temaga võrdsetest koosneval vandekohtul 12 võõral inimesel otsustada, kas ta on selles süüdi või mitte? Ma pean korraks tagasi minema, eks. Ma pean selgitama, kuidas see kõik omavahel seotud on. Sa pead mõistma nende süüdistuste tõsidust, millega ta võib silmitsi seista, mida ta väidetavalt tegi. Ja see viib meid tagasi 27. augustisse 2025. Siin on ajakava, eks? Umbes kell 10:30 hommikul, taas 27. augustil 2025, kutsuti Lexingtoni politsei Snellingi ülikooli välisesse koju Park Avenue'l. Mis oli teade? Reageerimatu imik. Ajakirja People andmetel olid need Snellingi toakaaslased, kes helistasid. Väidetavalt leidsid nad tema toast verd ja kuulsid kummalisi helisid. Me räägime sellest veel lähemalt, kuid see põhineb selle juhtumi vandetunnistustel. Kui politseinikud kohale jõudsid, tegid nad väidetava avastuse, mis on lihtsalt õõvastav. Vastsündinud poisslaps, mähitud rätikusse ja pandud musta prügikotti, peidetud kappi. Need on väidetavad üksikasjad. Laps kuulutati sündmuskohal surnuks ja väidetavalt oli tegemist täiskantud lapsega. Siin on järgmine osa. Snelling, nagu People Magazine ja dokumendid väidavad, polnud kohal. Teda süüdistatakse selles, et ta lahkus kodust ja läks tundi, kuigi on vaidlus selle üle, kas ta tegelikult tundi läks või mitte. Muide, veel kord, hoolimata sellest, et ta oli väidetavalt just sünnitanud ja väidetavalt lapse surnukeha varjanud, teda süüdistatakse lõpuks selles, et ta tellis McDonaldsist süüa, istus või parkis tudengikliiniku ees, enne kui lõpuks koju läks, kus ta lõpuks kinni peeti ja ülekuulamisele viidi. Nüüd vastavalt dokumentidele, vastavalt arreteerimise protokollile, pärast seda, kui talle loeti ette Miranda õigused, kuid ta otsustas neist loobuda, loen ma teile sellest juhtumi aruandest sõna-sõnalt ette. Tsitaat. Nimetatud õigusrikkujale loeti Miranda õigused ette, teda küsitleti ja ta tunnistas, et oli sünnitanud. Lisaks tunnistas nimetatud kahtlusalune, et varjas sünnitust, koristades ära kõik sünnituse jäljed, pannes kõik kasutatud puhastusvahendid musta prügikotti, sealhulgas imiku, kes oli rätikusse mähitud. Sünnituse tõendite puhastamise käigus rikkus nimetatud kahtlusalune neid tõendeid, mis tõestasid, et ta oli sünnitanud, mähkides imiku rätikutesse ja asetades selle musta prügikotti. Nimetatud kahtlusalune kohtles surnukeha viisil, mis riivaks tavalise perekonna sündstustunnet. See viib süüdistuseni, millest te varsti kuulete. Pidage meeles, et see on politsei versioon. Näeme, kas kaitse vaidlustab selle väidetava ülestunnistuse. Kuid väidetavad üksikasjad, mis hiljem avalikuks tulid, muutsid selle juhtumi häirivast täiesti südantlõhestavaks.
Kentucky ülikooli üliõpilaslehe Kentucky Kernel poolt hangitud kohtudokumendid avaldasid, mida Snelling väidetavalt politseile ütles nende dokumentide põhjal, mida väljaanne läbi vaatas. Snelling väidetavalt ütles, et ta sünnitas tol hommikul umbes kell 4:31. Ta väidetavalt ütles politseinikele, et laps kukkus põrandale ning et ta arvas, et laps ei hinga ega ole elus. Ta väidetavalt ütles, et oli umbes pool tundi ärkvel ja siis jäi lapse peale magama. Kui ta ärkas, väitis ta väidetavalt, et laps oli muutunud siniseks ja lillaks. Ta väidetavalt ütles, et ta ei arvanud, et laps on elus. Ja siis väidetavalt ütles ta, et mässis lapse, tsiteerin, nagu burrito ja lamas tema kõrval, mida ta nimetas väidetavalt lohutuse hetkeks. Kui ta hiljem samal hommikul kooli jaoks ärkas, mässis ta väidetavalt lapse rätikusse, pani surnukeha prügikotti, asetas koti kappi, koristas vere paberrätikutega, pani platsenta Ziploki kotti ja lahkus siis majast. Ta väitis seejärel, et plaanis minna tundi, kuid ei läinud. Tema sõnul istus ta selle asemel väidetavalt autos. Ja kohtudokumentide kohaselt süüdistatakse teda seejärel selles, et ta tellis McDonaldsi äpi kaudu. Muide, vaatame, kas neil on selle kohta digitaalne kviitung, et seda tõestada. Aga samal ajal, kui see kõik toimus, olid Snellingil majas toakaaslased ja väidetavalt muutusid nad kahtlustavaks, sest umbes samal ajal, kui Snelling väitis, et ta sünnitas, kirjutas üks toakaaslane Snapchati gruppi, et ta arvas, et kuulis midagi kukkumas. Teine väidetavalt ütles, et kuulis umbes tund aega mingit müra. Ja Kentucky Kerneli andmetel vastas Snelling väidetavalt selles grupivestluses, et mürad tulid sellest, et ta kukkus, kuna polnud söönud, et ta ei tundnud end hästi ja plaanis arsti juurde minna. Pärast seda, kui Snelling väidetavalt lahkus tundi, läksid toakaaslased tema tuppa ja leidsid väidetavalt verest läbi imbunud rätiku. Väidetavalt leidsid nad kilekoti, milles olid sünnituse jäied ja väidetavalt leidsid nad ka lapse. Ja siis nad kutsusidki politsei. Snelling läks lõpuks haiglasse. See on oluline, sest haiglas rääkis ta väidetavalt meditsiinitöötajatele midagi muud kui politseile. Ta väitis väidetavalt, et lapsel oli, tsiteerin, natuke loote liikumist. Ta ütles väidetavalt, et laps tegi vaikse niutsatuse ja ta ütles, et ta, tsiteerin, arvas, et laps oli elus. See on juriidilises kontekstis väga oluline, sest küsimus on selles, kas laps oli elus või mitte ja kuidas laps suri. See on määrava tähtsusega. Oleme seda varem mitmes sellises juhtumis näinud, sest on vahe, kas öelda surnult sünd või surm pärast sündi. Need on väga erinevad asjad. Nüüd tehti lahkamine ja raportite kohaselt näitas lahkamine, et laps sündis ilmselt elusana. Surma põhjus, lämbumine määramata viisil. Ja ma olen kindel, et see toob kindlasti kaasa ekspertide vastasseisu, eks? Kaitseekspert, prokuratuuri ekspert arutavad surma põhjust ja seda, mis selle lapsega juhtus. Kui uurijad hakkasid selle juhtumi kallal tööd tegema, ei piirdunud nad ainult sellega, mis sellest korterist leiti. Nad asusid kohe uurima Snellingi digijälge. Mida ma sellega mõtlen? Mitme läbiotsimismäärusega seotud vande all antud kirjalike ütluste kohaselt konfiskeeris politsei väidetavalt tema telefoni ja taotles juurdepääsu mitmele tema veebikontole. Snapchat, Instagram, Facebook ja isegi sellele ühisele iCloudi kontole, mis oli seotud tema emaga. Ja see, mida nad väidavad, et nad leidsid, on kõnekas. Uurijad teatasid, et avastasid rea rasedusega seotud otsinguid, samuti pilte Snellingist sünnituse ajal, fotosid, mida nad kirjeldasid kui mis ei vastanud sellele, mida tavaliselt ootakse raseduse lõppjärgus inimeselt. Võimud väidavad ka, et mõned neist piltidest, see tähendab vähemalt üks sünnituse ajal tehtud foto, oli kustutatud. Ja see tekitas kahtlusi. Nende arvates viitas see võimalikule katsele tõendeid varjata, mitte ainult sünnitust, vaid ka rasedust ennast. Ja just sellepärast nõudsid nad veelgi laiemat juurdepääsu. Nendes läbiotsimismääruse taotlustes tegid uurijad selgeks, et nad usuvad, et tema sotsiaalmeedia ja pilvekontod võivad sisaldada olulisi tõendeid, sealhulgas kustutatud materjali, mis on seotud raseduse, lapse sünni ja lõpuks lapse surmaga. Nii et esiteks, see ei pruugi mitte ainult aidata nende juhtumit tõestada, vaid teiseks, see viib tagasi selle mõtteni, et sellega saab võib-olla ümber lükata vastuväiteid, nagu oleme näinud ka teistes juhtumites. Ma ei tea, kas seda siin esitatakse, kus süüdistatav ütleb, et ta ei teadnud oma rasedusest enne, kui see juhtus, enne kui ta sünnitama hakkas. Kui need tõendid on tõesed, võib see olla keeruline. Nii et Snelling arreteeriti algselt ja talle esitati süüdistus laiba väärkohtlemises, asitõenditega manipuleerimises ja imiku sünni varjamises. Talle ei esitatud veel tapmissüüdistust. Ta oli tol ajal nendele süüdistustele mitte süüdi tunnistanud. Ta maksis $100,000 suuruse kautšani. Ta vabastati oma isa koju Tennessee osariigis elektroonilise järelevalve all ja mitu kuud jäidki asjad nii.
Siis 2026 aasta märtsis kutsuti kokku suur vandekohus. Ja nad lisasid uue süüdistuse, mis muutis kõike. 11. märtsil esitas Fayette'i maakonna suur vandekohus Lake'ile ja Snellingule süüdistuse esimese astme tapmises. Ma loen teile täpselt ette, mida see süüdistus ütleb. Tsitaat. Umbes 27. augustil 2025 Fayette'i maakonnas Kentuckys pani ülalnimetatud süüdistatav toime tapmise, esimese astme. Kui ta kavatsusega põhjustada imikule tõsist kehavigastust, põhjustas imiku surma või kavatsusega põhjustada imiku surma. Olukordades, mis ei kvalifitseeru mõrvana, sest ta tegutses äärmise emotsionaalse ärrituse mõju all. Ta kuritarvitas imikut tahtlikult ja põhjustas sellega surma. Siin on 2 erinevat teooriat. See on ilmselt B-klassi kuritegu, mis Kentucky osariigis meie arusaamise järgi tähendab 10–20 aastat vangistust. Ta seisab endiselt silmitsi ka teiste süüdistustega. Laiba väärkohtlemine, asitõenditega manipuleerimine, imiku sünni varjamine. See viimane muide on väärtegu, usu või mitte, mis tähendab, et rohkem kui aasta vangistust ei saa. Aga kui kõike seda kokku vaadata, siis ootab teda tõsine vanglakaristus. Ja see toobki meid tänasesse hommikusse, 10. aprillisse 2026. Sa lähed Fayette'i maakonna ringkonna kohtusse. Lake ja Snelling astusid sellesse kohtusaali, et toimuks tema ametlik süüdistuse ettelugemine uue tapmissüüdistuse asjas. Ja ma lasen teil täpselt kuulda, mis juhtus. See oli kiire, aga samas ülimalt oluline. Kuulaja. Siia on Lake ja Snelling. Snail. Olgu. Proua, kas te olete Lake ja Snail? Kas see on Snelling? Snelling. Olgu, me hakkame kutsuma 26 CR 209. Hayley Snelling, te olete täna siin. Ametlik kohtu alla andmine ja härra Laurie, kas te olete selle asja ametlik advokaat? Härra Nash ja mina juba... Samuti on meil koos härra Nashiga Brandon Marshall. Mina olen Marshall, sina oled Marshall. Nash. Härra Nash, hiljem täna hommikul kõik... Ja kes meist saab süüdistuse poole esindajaks? Hästi, Preili Nash. Härra, aitäh ja härra Laurie, kas me loogume süüdistusakti ametlikust ettelugemisest? Me esitame oma mitte süüditunnistamise avalduse. Teie au küsisite eelistungi kuupäeva. Ma usun, et oleme kokku leppinud 14. mai. See on eelkohtu kuupäev, sellele järgneb menetlusseisu kuupäev. 14. mai. Prokuratuur annab need tõendid üle, meie oleme neile omad materjalid juba andnud. Jah, ja siis minu järgmine võimalik kuupäev oleks kas 12 juuni või 26 juuni. 12 juuni. Ongu, 12. juuni. Preili Snelling, te olete hetkel kautsjoni vastu vabaduses. Jätkake oma kautsjoni tingimuste täitmist. Rohkem seaduse rikkumisi ei tohi olla. Näeme teid tagasi 2 kuupäeval. Teil on eelkohtuistung määratud 14 maiks. Siis kohtute teie ja teie advokaadid koos prokuratuuriga, et otsustada, kas selle kohtuasja lahendamiseks on võimalik mingisugune kokkuleppe saavutada. Ja siis tulete tagasi minu juurde menetlusseisu arutamise istungile 12. juunil. See toimub kell 8:30. Hästi. Kas prokuratuuril on veel midagi lisada? Ei, kõik on korras, aitäh. Aitäh. Las ma selgitan, mis just juhtus. Okei, kõigepealt ütles ta, et ei ole süüdi. See on tema ametlik vastus sellele tapmissüüdistusele. Ta ütleb vande all kohtuniku ees, et tema ei põhjustanud selle lapse surma. Teiseks loobusid tema advokaadid süüdistusakti ametlikust ettelugemisest. See on tavaline ja kiirendab protsessi. Aga praktilisest vaatenurgast tähendab see ka seda, et meie, tema ega keegi teine ei pidanud kuulama, kuidas prokurör loeb ette, millest teda süüdistatakse ja mõningaid selle juhtumi õõvastavaid üksikasju. Kolmandaks, ja see on kõige olulisem osa selle juhtumi edasise käigu jaoks. Kohtunik määras 2 kuupäeva, eks? 14. mai kohtueelne arutelu. Tava lihtsalt toimub järgnev. Snellingi advokaadid ja Commonwealthi esindajad ehk prokurörid kohtuvad ja nad arutavad, kas sellele juhtumile saab leida lahenduse. Kas see saab enne kohtuprotsessi lahendatud, näiteks kokkuleppe läbirääkimistega. Samuti võivad tekkida võimalikud tõendite üleandmisega seotud küsimused. Sisuliselt prokuratuur annab Snellingi kaitsjatele üle tõendeid, digitaalsed kohtuekspertiisi andmed, politsei aruanded, tunnistajate ütlused. Ja siin on üks asi. Commonwealth on juba alustanud, sest täna kohtus ütles kaitseadvokaat, Commonwealth annab meile menetlusmaterjale mineviku vormis. Nad on juba hakanud asju üle andma. Mis nendes tõendites on? Me ei tea täpselt. Me saame justkui killukesi sellest, mis seal võib olla.
aga me teame, mida prokuratuur on otsinud. WKYTV on määttel, et prokurörid enne suuržürii süüdistuse esitamist andnud UK meditsiinikeskusele kohtuliku nõude, millega nõuti Leiki ja Snellingi kõiki meditsiinilisi andmeid alates 2024. aasta augustist. See on siis terve aasta enne seda, kui ta sünnitas. See puudutab teadlikkuse aspekti. Seda küsimust, kas ta teadis, et on rase, kas ta otsis ravi, mis toimus, kes teadis. Nad taotlesid ka tema sotsiaalmeedia kontode läbiotsimisluba. Miks? Ma mainisin seda juba varem, sest politsei sõnul võivad need kontod sisaldada praegust või kustutatud teavet, mis on seotud Preili Snellingu rasedusega, täisajaga lapse sünniga ja lõpuks ka tema võimaliku surmaga. Me teeme ka, et politsei leidis need Snellingus sünnituse ajal tehtud või väidetavalt tehtud pildid, mida ta väidetavalt üritas kustutada. Nii et nüüd ja 14 mai vahel peab Commonwealth põhimõtteliselt oma kaardid lauale panema ja Snellingu kaitsemeeskond saab täpselt teada, mis prokuratuuril olemas on ning see määrab, kas nad tahavad selle kohtusse viia või mitte. Teine kuupäev on 12. juuni. See on siis menetlusseisu arutelu. Siis tulevad mõlemad pooled kohtuniku ette ja ütlevad, kus nad seisavad. Kas me jõuame kokkuleppele? Kas käivad läbirääkimised kokkuleppemenetluseks? Kas me saame selle lahendada? Kas valime kohtuprotsessi kuupäeva? Kas meil on rohkem aega vaja? Kas on mingeid probleeme? Nii ongi praegu meie seis. Äge Lake and Snelling, jah, ta on end süüdi mitte tunnistanud. Kell tiksub 14 mai suunas, aga on veel midagi. Ja see võib anda meile rohkem aimu Snellingu võimalikust strateegiast. Mida ma sellega mõtlen? 2025 aasta septembris, vahetult pärast tema arreteerimist, oli Leikil ja Snellingul kohtuistung. See oli eelistung. Neile, kes ei tea, eelkuulamine on istung, kus prokuratuur peab näitama, et on piisavalt alust, et kahtlusalune kohtusse saata. See on esimene tõeline proov osariigi süüdistusele. See on madal standard, madal tõendamisvajadus. See ei ole tõendamine üle mõistliku kahtluse, vaid lihtsalt näidatakse, mis olemas on. Kas on piisavalt, et asi kohtusse anda? Sageli on see ka esimene kord, kui avalikkus näeb, millised tõendid prokuratuuril tegelikult on, ka kaitsel. Nüüd, Lake ja Snelling loobusid sellest eelkuulamisest. Meil on helisalvestis sellest, mida ta täpselt ütles. Preili Snelling, te just kuulsisite oma advokaati ütlemas, et see on teie soov sellest loobuda, et nad ei saaks seda teha. Te mõistsite, et teil on siin selle juhtumi puhul õigus sellele, kuid seekord on teie soov sellest loobuda. Ta ütles jah. Ta loobus oma õigusest kuulata avalikul kohtuistungil süüdistuse tõendeid selles vormis. Ta loobus oma õigusest neid tõendeid vaidlustada. Ta saatis juhtumi otse suuržüriisse, milles kaitsel tegelikult sõnaõigust ei ole. Nii et jah, suuržürii otsustab, kas siin on alust süüdistusteks, aga te lähete suuržüriisse. See on salajane menetluseks. Kaitsel ei ole võimalust oma seisukohta esitada ega tõendeid vaidlustada. See on salajane, nii et avalikkus ei näe, mida esitatakse. Miks ta seda teeks? No, minu arvates võib sellele mitut moodi läheneda. Esiteks, võib-olla tema advokaadid arvavad või ta ise arvab, et tõendid on nõrgad. Nad ei taha anda prokuratuurile võimalust tunnistajate ütlusi varakult kinnistada või isegi võimalust muuta oma strateegiat kohtuprotsessil. Ära anna neile esimest võimalust. Nad tahavad kõigepealt näha suuržürii süüdistusakti, mis on tavaliselt, nagu ma ütlesin, ühepoolne menetlus. Või teiseks, see on teine viis sellele läheneda. Tõendid tema vastu on hävitavad. Ja tema advokaadid tahavad seda võimalikult kaua avalikkuse eest varjata, eks? Sest kui see eelkuulamine oleks toimunud, siis üldiselt oleksid need üksikasjad olnud uudistes, neist oleks teatatud. Õõvastavad tõendid oleksid PR-i seisukohast, avaliku arvamuse seisukohast, noorele naisele nagu tema probleemiks, aga ka potentsiaalselt žürii valiku ja õiglaste ning erapooletute vandekohtunike leidmise seisukohast, kes pole sellest midagi kuulnud. Eelkuulamisest räägitakse palju. See võib asja keerulisemaks teha. Nii et sellest loobudes kontrollis Snellingu meeskond mingil määral narratiivi. Nad võitsid endale aega. Aga see ongi praegune olukord. Ta loobus eelkuulamisest. Talle esitati süüdistus tapmises. Ja täna ütles ta, et ei tunnista end süüdi. Mida arvab kogu sellest olukorrast kaitsja? Minu kolleeg Chris Stewart vestles advokaadi kriminaalkaitsja Eric Farisega, et analüüsida, kuidas see juhtum kaitsja vaatenurgast välja näeb. Siin on see, mida ta ütles Chrisile suuržürii otsuse kohta esitada süüdistus tapmises, mitte mõrvas. Jällegi, see puudutab seda juhtumit. Ma ei saa jätta mõtlemata, kas nende arutelude käigus oli mingit kaastunnet, mis võis põhjustada selle, et suur žürii otsustas esitada esimese astme tapmissüüdistuse. Tead, nagu sa mainisid, see on kergem süüdistus kui mõned teised tapmise ja mõrva variandid, mis neile esitati. Ja ma lihtsalt mõtlen, kas selle kõige inimlikum pool võis mängida rolli selles süüdistuse esitamise otsuses.
Nüüd, vaata, me ei tea kindlalt, kas raskem tapmissüüdistus esitati, aga see on huvitav. Isegi suuržürii, kes kuuleb ainult süüdistuse poolt, võib-olla tundsid nad mingit kaastunnet Snellingi vastu. Noor üliõpilane, ergutustüdruk, rase ja üksi, paanikas. Võib-olla, ei ole päris kindel. Võib-olla esitati lihtsalt tapmise süüdistus. Aga ma ütlen ka, et kaastunne ulatub ainult teatud piirini, sest Fatis selgitas ka, mida kaitse tõenäoliselt väidab. Et see oli õnnetus, et Snelling minestas, et ta keeras end lapse peale, et surm polnud tahtlik, et ta ei kavatsenud kellelegi kahju teha. Kui selles oleks olnud mingi pahatahtlikkust, kui oleks olnud kaalutlemist, siis need on tavaliselt esimese astme mõrva ja tahtliku tapmise tunnused. Nii et kui ta oleks selle ette planeerinud, kui ta oleks seda pikalt kaalunud, et just nii ta kavatseb selle beebi tulekuga toime tulla, siis oleks see kindlasti võinud süüdistust raskendada. Aga siin tundub vähemalt enamik avalikke allikaid väidab nii, et see juhtus üsna kiiresti ja ta tegi selle otsuse, mille ta tegi. Ja siin me nüüd oleme. Talle on siiski esitatud väga tõsine süüdistus, kuid see pole sama, kui oleks olnud tegemist olukorraga, kus ta oleks juba nädalaid varem plaaninud seda last tappa. See võiks olla tema kaitse, eks? Õnnetus, paanika, noor tüdruk, kes sattus paanikasse ja tegi kohutavaid otsuseid pärast seda, kui laps oli juba surnud. Kuid teda ei tohiks siiski tapmises vastutavaks pidada. Siin on aga probleem Snellingu jaoks. Väidetavalt ei kutsunud ta ise kiirabi. Tema toakaaslased tegid seda. Väidetavalt ei läinud ta kohe haiglasse. Väidetavalt läks ta tundi, istus autos ja tellis McDonaldsis süüa. Ja Fatis tunnistas, et seda võib olla üsna raske kaitsta. Kindlasti on see kaitse jaoks problemaatiline fakt. See võib tunduda hoolimatu, see võib tunduda südametu. Ja ma arvan, et kaitse peab selle osa inimlikumaks muutma. Öeldes, kuulge, see oli noor tüdruk. Ta oli paanikas. Ta ei teadnud, mida teha. Ja ta tegi vale valiku. Aga see ei ole tingimata sama, mis teha kuritegelik valik. Enamikus jurisdiktsioonides on prokuröridel lubatud taotleda kautsjoni suurendamist, samamoodi nagu kaitse sageli taotleb kautsjoni vähendamist või kautsjoni tingimuste muutmist. Prokurörid võivad seda samuti teha, tuginedes uuele teabele, uutele arengutele juhtumis või uutele tõenditele. Ja selle väga tõsise tapmissüüdistuse korral võib see olukorda muuta. Kautsjoni osas võib see veenda kohtuniku, et ta saadetaks juhtumi menetlemise ajaks uuesti vahi alla. Siiski arvan, et kohtunik võib olla rohkem kalduv säilitama senist olukorda, kuna tundub, et süüdistatav on reeglitest kinni pidanud. Seega võib ta siiski saada võimaluse selle juhtumiga vabaduses tegeleda. Nii et vaata, siin me praegu oleme. Laken Snelling ei ole end ametlikult esimese astme tapmises süüdi tunnistanud. Tundub, et ta on endiselt kautsjoni vastu koduarestis, ilmselt Tennessee osariigis, kandes GPS jälgimisseadet. Ma pole näinud midagi, mis viitaks vastupidisele. Ja järgmised päevad saavad olema otsustavad. Nüüd ja 14 mai vahel peavad Snelling ja tema kaitsemeeskond otsustama, kas nad tahavad selle kohtusse viia või proovivad nad siin kokkulepet saavutada. Võimalik, et vähem vanglaaega on kaalumisel, eks näis. Sest kui see läheb kohtusse ja ta kaotab, siis nagu ma mainisin, võib ta ainuüksi tapmissüüdistuse eest saada 10–20 aastat vangistust. Kui ta võtab kokkuleppe vastu, tunnistab midagi üles, võtab vastutuse võib-olla. Ma ei tea, eks me peame nägema. Nii et vaadake, me ei tea, kumba teed ta läheb, aga me jälgime, mis edasi saab. See on kõik, mis meil praegu Sidebaaris on. Aitäh, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kust iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X, Instagram, minu News Nationi saade, Jesse Weber Live, esmaspäevast reedeni kell 23:00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord. Kõik.